Tere, Pillerin! No mina olen igapäevane elektritõukeratta kasutaja ja olgugi, et ma ise üheski õnnetuses olnud ei ole, siis olen kuulnud, et neid õnnetusi juhtub päris palju. No mis need kõige suuremad ohud on, kui sa elektritõukeratast juhid? Elektritõukeratta juht ise seab ennast väga sagedasti ohtu. Ehk siis võib-olla üks asi, valesti valitud kiirus, ehk siis liiga suur kiirus on ohtlik. Lubatud maksimumkiirus on 25 kilomeetrit tunnis, aga see ei ole sõitjale kohustuslik. Oma sõidukiiruse valikul tuleb lähtuda oma varasemast sõidukogemusest, oskustest ja tuleb kohanduda liiklusoludega. Kas on veel mingeid kindlaid asju, mille vastu tõukeratturite juhid eksivad? Jah, on. Teeoludega arvestatakse valesti. Tuleb väga tähelepanelik olla äärekivide, maas vedelevate pisikeste asjade osas ja teekate. Ja loomulikult kaasliiklejad. Et sõidutee ületamisel tuleb siis vähendada kiirust jalakäija kiiruse sarnaseks, et saaks siis ohutult neist mööduda. Aga kuidas selle kiivri kandmisega siis ikkagi lood on? Et öeldakse ikka, et kanna kiivrit ja kiivri kandmine on kohustuslik, aga mitte keegi ei käi ju kiiver kaenlas tänava peal ringi valmisolekuga, et nüüd ma lähen kohe tõuksi peale ja kiiver on olemas. Alla 16-aastasel jalgratta ja elektritõukeratta juhil on kohustus kanda peas kaitsekiivrit nendega sõites. Kiivri mõte on siis kaitsta pead suurtemate vigastuste ees, kui peaks juhtuma õnnetus. Nii, aga kus siis ikkagi selle elektritõukerattaga sõitma peaks? Et mina näen siin vähemalt 3 erinevat teed. Ma näen autoteed, ma näen kõnniteed ja siis ma näen seda punast jalgrattateed. Millise ma neist elektritõukerattaga valin? Elektritõukerattur on liikluses nõrgem osapool, vähem kaitstud. Oma teekonda valides tuleks siis mõelda, kus ma saaksin seda läbida kõige ohutumal viisil. Elektritõukerattur tohib sõita õuealal, jalgrattarajal, jalgrattateel ja kõnniteel. Aga kuidas näiteks jalakäijatega on, et kas nemad võivad ka punastel jalgrattateedel kõndida? No see jalgrattarada on mõeldud siiski jalgratturitele ja elektritõukerattajuhtidele, aga nagu me siin ka täna oleme näinud, et jalakäijad on sattunud nende teede peale kõndima, et siis me peaksime üksteisega siin liikluses arvestama ja hakkama saada, et vältida liiklusõnnetusi. Aga kui see jalgrattatee on märgistatud noolega, siis kas see tähendab seda, et ma tohin ainult selles suunas sõita või ma võin vastu ka panna? Ja, ei või vastu panna. Tegemist on osutus noolega, mis näitab, mis suunas siis rattur liikuma peaks. Kas ma Anniga tohin kahekesi selle tõuksi peal sõita? Kahekesi tõukerattale sõita ei tohi. See on ohtlik mõlema osapoole jaoks. Mis nõu sa veel oskaksid anda tõuksijuhtidele liikluses? Väga palju liiklusõnnetusi toimub just sel põhjusel, et tõukerattur ei vähenda teed ületades kiirust ja on sattunud siis sõiduautojuhile ootamatult teele, kus juht ei jõua reageerida ja liiklusõnnetus on vältimatu. Ja üks asi veel, mida tasub meeles pidada, et elektritõukeratas ei ole lõbusõiduvahend, vaid pigem on see liikumisvõimalus sihtkohta jõudmiseks.